Tere! Täna 29. märtsil tähistame suurt reedet. Loodame, et veedate oma vaba päeva meeleolukalt. Õues paistavad juba esimesed päikesekiired, mis annavad märku 9 päeva tagasi saabunud kevadest. Kuigi paljud õpilased vaevlevad kevadväsimuse küüsis, on Lügevisiooni tiim ikka tegus ning toob teieni uue põneva saate. Hakkamegi siis pihta ja ikka algusest. Jaanuaris külastas meie kooli Briti suursaadik Ross Allan, kelle visiit oli koolipere jaoks ainulaadne sündmus. Ka Eestis on mitmeid tähtsaid poliitikuid, neist üks Riho Terras, kes külastas meie kooli 8. märtsil. 8. märtsil külastas Lähtühisgümnaasiumit poliitik ja erusõjaväelane Riho Terras. Terras kõneles keerulistel teemadel õpilastega ja seletas ka, milline näeb välja Europarlamendi saadikutöö. Miks on oluline õpilastega keerulistest teemadest rääkida? Sest õpilased on samaväärsed kodanikud nagu ka nii-öelda täiskasvanud ja nendest kasvavad need inimesed, kes seda riiki edasi viivad ja üleval hoiavad ja tuleb rääkida ka valusatest teemadest ja siin gümnaasiumis täna olid väga sirgejoonelised ja tõsised küsimused, mis tahtsid saada vastuseid, et see näitas, et teema huvitab inimesi, et ma olin väga rahul. Millest algab teie arvates ühe riigi julgeolek? Igast inimesest, iga inimese panusest. Minu käest on tihti küsitud, et mida mina pean tegema, kui sõda algab. Ja minu vastus on see, et kui riigis igaüks teeb seda, mida ta kõige paremini oskab, siis on riik palju tugevam, sõdurid kaitsevad ja kodanikud teevad tööd. Mis on kõige keerulisem osa poliitikuks olemise juures? Avalikkusega suhtlemine ja ajakirjanike tähelepanu. Milline näeb välja Europarlamendi saadiku töö? Hääletamine suures saalis on selle töö kõige tähtsam osa, aga selleks, et oleks mida hääletada, tuleb ette valmistada dokumente. Dokumendid on kõikidel nendel teemadel, mis Euroopa Liidu jaoks ja nende riikide ja rahvaste jaoks olulised on. Ja kui need dokumendid on korralikult ette valmistatud, siis saavad saadikud hääletada ja need dokumendid siis ellu viia ja siis läheb Eestis elu paremaks, kui Euroopas võetakse vastu mõistlikke seaduseid. Mida te soovitate praegustele noortele? Õppige seda, mis teid huvitab ja panustage pühendumusega oma igapäeva tegevusse. Aga tähtis on ka see, ärge jätke ühiskondlikku rolle kõrvale. Panustage ka sellesse, et riik toimiks. See tähendab, olge poliitiliselt aktiivsed, olge sotsiaalselt aktiivsed. Palun selgitage, miks te otsustasite tulla Lähtele õpilastega rääkima? Sest, et ma olen kõikide aastate jooksul, mis ma olen Europarlamendis vähemalt korra kuus käinud mõnes gümnaasiumis esinemas, kuna oma õpetaja ajast, kui ma õpetasin riigikaitset reaalkoolis, tean ma, et noorte inimestega vesteldes ma saan ise targemaks. 14. märtsil tähistasime emakeelepäeva, mille raames toimus palju üritusi, millest üks oli õpetajatele ja 9. kuni 12. klassidele korraldatud kuldvillak. Õpilaste arvestuses osutus võitjaks 12 He. Õnnitleme võidu puhul ja loodame, et järgmisel aastal on meil sama palju teadmisi emakeele ja kirjanduse teemadel. Vaatame, kuidas osalejad võistlust kommenteerisid. Neljapäeval 14. märtsil toimus Lähtühisgümnaasiumis emakeelepäeva raames õpetajatele ja 9. kuni 12. klasside õpilastele emakeelepäeva kuldvillak. Uurisime osalenud õpilaste käest, kuidas neil läks. Miks otsustasid kuldvillakul osaleda? See oli selline pool vabatahtlik, pool kohustuslik, et käsi püsti, kes on nõus minema ja ega ma kätt ei tõstnud, aga siin ma olen. Ma ütleks ka, et rangelt soovituslik. See on suhteliselt tavaline nähtus, et kui klassi on vaja esindada, siis minu nimi on põhimõtteliselt automaatselt kirjas juba igal pool. Kuidas teie võistkonnal läks? Alguses ei saanud minema, pärast ei saanud pidama, et tulime väga napilt esimesele kohale. Ma ütleks ka, et hästi alguses tundus, et läheb käest ära, aga pärast läks väga hästi. Alguses läks päris hästi, juhtisime isegi, aga siis lipsesid sisse mõned valed vastused ja jäime lõpuks miinusesse. Kuidas hindaksid küsimuste raskust? No oli lihtsaid küsimusi, oli raskeid küsimusi, kuid raskeid küsimusi oli natukene rohkem.
Oli ka teemasid, mida tunnis võib-olla ei käsitlenud, et oli silmaringi küsimusi pigem. ma arvasin, et tuleb lihtsam, seega minu jaoks oli päris raske. ma ütleksin, et oli väga palju lihtsaid küsimusi, millel ma kohe teadsin vastust ja siis olid mingid sellised, et ma ei ole elu sees kuulnud. Nimesid õnneks kuskilt ikkagi olin kuulnud, aga pigem ei teadnud. milline oli kõige lihtsam küsimus? Raske on isegi öelda, mis see kõige lihtsam oli, et praegu siin võidujoovastuses saan öelda ainult, et Hando Runnel tuli väga kiiresti välja. Need küsimused, kus teoseid küsiti, läksid kõige paremini minu arust. Ma arvan, et kategooria puuduvad sõnad oli päris lihtne. Mida soovitaksid neile, kes sel korral osalema ei julgenud tulla? Võtke julgus kokku, klassi eest peab ikkagi seisma ja selles mõttes, kes ei riski, see šampanjat ei joo. Mitte midagi ei ole kaotada. Ma ütleksin, et lugege raamatuid järgmiseks korraks ja siis on teil väga suur võimalus ka võita ja tulla järgmine kord osalema. 14. märtsil toimus emakeelepäeva puhul ka loomevõistlus, kus kirjutati luuletusi ja hiljem esitati neid teistele. Võitjateks osutusid 11 MS-klassi õpilased järgnevate luuleridadega. Okupatsioon peitis meie keele mulla alla. Esivanemate kibedad pisarad niisutasid maad. Pika Hermanni tornist päästsid sinimustvalge valla ja kirja said esimesed emakeelsed read. Kõrtsis iga mees endale jooki kallab, püüdes unustada kõik oma vead. Eestikeelseid sõnu iga nurga pealt kajab ja ka inimene nende tähendust täpselt teab. Iga inimene siin maal oma teed rajab ja oma isamaad kaitsma peab. Au ja uhkust meile kõigile sajab, lõpuks eestlastlikkust tunda saab. Me ikka kirjutasime selle luuletuse nii ilusti. Need luuleread tulid otse südamest. Tulid tõesti, ma olen sellega väga rahul. Aga viskame pilgu peale, kuidas loomevõistlus kulges. 14. märtsil toimus aulas emakeelepäeva puhul loomevõistlus, kus tuli lühikese ajaga kirjutada luuletus eesti keelest. Omavahel võistlesid 4.–8. klassid ja 9.–12. klassid. Võitjaks osutus 7 A-klass ja 11 MS. Küsisime ka õpilastelt, kuidas nad rahule jäid. Mis oli kõige keerulisem osa luuletuse kirjutamise juures? Kindlasti see, et nii vähe aega oli, et me kirjutasime esimesed 4 rida, kui oli antud 20 minutit, siis me kirjutasime esimesed vist 15 minutit, kirjutasime seda 4 rida ja siis pidime kiirustama, et luuletus nii-öelda tervik siis oleks. Ja nagu Jaanika ütles, siis jah, meil ajast jäi natuke väheks. Miks otsustasite osaleda loomevõistlusel? Mind pandi kirja, lihtsalt. Jah, me klassiga otsustasime, et lihtsalt 4 või 3 inimest tulebki siis, et lihtsalt juhuslikult. Kas teate, miks valiti emakeelepäevaks Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev? Tean küll, jah. Ta oli üks esimesi eesti keele kirjanikke. Kas järgmine aasta on plaan taas osaleda? Ikka. Viimane aasta siin koolis, miks ka mitte. Emakeelest võiks ju lõputult kõnelda, aga muudame vahelduseks teemat. Projektitöö raames korraldatakse ka sel aastal tantsuvahetunde. Neid korraldab 11. MS-klassi õpilane Eleonora Evisalu. Igal teisipäeval on oodatud õpilased aulasse tantsima ja jalga keerutama. Igal teisipäeval toimub kooliaulas pikkadel vahetundidel lõbus ja meeleolukas tantsuvahetund, kuhu on oodatud kõik, kellel on puusad lahti. Uurisime tantsuvahetunnil osalejatelt nende muljeid. Kui tihti võiksid tantsuvahetunnid toimuda? Minu arust toimuvad need päris tihti või nagu headel aegadel, nii et see on täitsa sobilik. Nii tihti nagu praegustki. 2 korda nädalas. Kuidas oled rahul praeguse tantsuvahetunniga? Ma olen väga rahul, kuna niimoodi saab nagu aega veeta ja siis ei ole igav. Ma olen väga rahul. Väga. Kas soovitate teistele ka osaleda tantsuvahetunnis? Ikka, sest siis saab liigutada. Miks? Sellepärast, et sa ei pea niisama igavlema ja sul on midagi teha ja see on lõbus. See on lõbus vahetunni ajal tantsida. Kas on midagi, mida sooviksite tuleviku tantsuvahetunnides muuta või lisada? Ma arvan, et mitte, kuna minu arust on kõik täitsa hea.
ja veel üks klipp 14. märtsist ehk Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäevast. Meie põhikooli õpilastele korraldati sel päeval ka luulevõistlus, kus tuli õpilastel lühikese aja jooksul luuletus meelde jätta ning seda siis esitada. Kaisa, kas sa mitte ei olnud žürii liikmeks lausa seal? Kuidas need esitused siis välja tulid? Olin tõesti žüriis ja võin öelda, et kõigil osalejatel läks väga hästi ja otsust, kes võidab, oli väga-väga raske teha. Seda on hea kuulda. Vaatame, kuidas kõigil osalejatel läks ning mis muljeid nad meiega jagasid. Emakeelepäeval said 4. kuni 8. klassid luulevõistlusel oma mälu proovile panna, proovides jätta 20 minuti jooksul nii palju luuletusest meelde kui võimalik, mida pidi hiljem lava peal ka esitama. Võistlus tuli väga tasavägine ning esimene koht õnnestus saada 4. A-klassil. Palju õnne võitjatele! Olete te juba varasemalt niisugusel võistlusel osalenud või oli see teie jaoks esmakordne? Ma olen varasemalt osalenud. Ma eelmine aasta osalesin raamatu lugemisvõistlustel. Esmakordne. Kuidas teil luuletuse esitamine sujus? Keskmiselt. Mitte väga hästi. Miks just nii? Kuna ei jäänud pähe, Väga ei jäänud pähe ja natukene stressi oli seal lava peal. Väga hästi, kõik oli peas. Väga hästi. Kui suure osa luuletusest suutsite te 20 minutiga meelde jätta? Desvasoelme. 3/4. Kõik. Leidus teie jaoks ka sõnu, mida oli raskem žestide ja kehakeelega luuletuse esitamise ajal meelde tuletada? Ma ei osanud neid liigutusi teha kehaga. Ja see sõna oli varsti. Kas järgmise aasta luulevõistlusest sooviksite te samuti osa võtta? Kindlasti. Ei. Võib-olla. Edagi. Mis muljed teil tekkisid, nähes õpilasi üksteise võidu žestikuleerimas? Ma olin nüüd sellel aastal teist korda taolisel võistlusel žüriis ja natuke tuli tuttav ette, aga alati lapsed on ju erinevad ja ikka see on nagu tähtis, et kui sa lava peal oled, siis annad ennast ju maksimumi. Ülesanne oli selline, et keegi peab näitama liigutusi ja teine siis selle järgi leiab nagu seda tuge. Et oli ka neid, kes ainult lugesid ja keegi teinud üldse liigutusi, et loomulikult see annab ju vähem punkte, et jaa, see oli väga tähtis ja see teeb lihtsalt esituse lõbusamaks. Jääb meelde. Oli ka mõni moment õpilaste luuletuste esitamise juures, kus te olite sügavalt üllatunud? Ei vist. Et see on kuidagi ikkagi see, et nad on, enamus ikkagi on esimest korda laval ja nende jaoks on see pigem üllatus, et ma nüüd pean midagi sellist tegema, et mina lihtsalt elan kaasa mõttes, nagu, et et see ikka hästi välja tuleks ja et nad tunnesid ennast lava peal mugavalt. Kui rahule te jäite korraldatud luulevõistlusega? Jaa, meil on väga toredad emakeeleõpetajad, et väga kiidan Triinu Elot ja Ilonat, et nad on seda asja ikkagi ju iga aasta teinud. Et see on väga tihe päev ja tõesti ma hea meelega osalen nendes žürii tegevustes, kuigi jah, see on tõsiselt raske, et ma ju tahan, et kõik saaksid midagi, üldiselt nad kõik saavad lõpuks. Aga jah, et paljude jaoks on see esimene kogemus, mõni on rohkem teinud luuletustega nagu tegemist ju näiteringis osaleb, siis sa ju näed seda erinevust tegelikult ja siis on nagu, et aga ma ju tahan, et järgmine aasta jälle tuleks, et sa pead seda kuidagi nagu tunnustama ja ikkagi jah, mul on hea meel, kui keegi tahab üldse lava peale minna, nii et väga hea, kui neile see võimalus pakutakse. Kaisa, oled sa kuulnud õpilasliidu soovist muuta tundide algusaega üle-eestiliselt samaks? See tähendaks, et ka meie koolis algaksid koolitunnid mitte 8:15, vaid kell 9. Jaa, ma olen seda kuulnud ja pean ütlema, et mina sellega kahjuks ei nõustu, sest see tähendaks ju seda, et minu koolipäev läheb tund aega pikemaks. Aga mis sina arvad? Tead, Kaisa, ma pean sinuga nagu nõustuma. Ma ei taha, et minu koolipäevad oleksid tund aega pikemad. Seoses õpilasliidu sooviga muuta koolitundide algusaega küsitlesime lähtekooli õpilasi ja õpetajaid, et kuulda nende arvamust ja muljeid.
Mis on sinu arvamus õpilasliidu soovist muuta kooli tunnide algusaega? No oleneb kumba pidi, et kui varem, siis natukene poolt, natuke ei ole, buss natuke hilineb, aga kui hiljem, siis on ka väga, saab natuke kaua magada küll. Aga kas sul ei ole probleemiks see, et koolipäevatunnid lõpevad hiljem? No väga ei ole probleemi, sest ma liigun bussiga. Mis on teie arvamus õpilasliidu soovist muuta kooli algusaegu hiljemaks, ehk kui hetkel algavad tunnid kell 8.15, siis õpilasliit soovib, et nad algaksid kell 9.00. Ei poolda. Mul enda lapsed käivad praegu kella 9 ja mina, kes käin kella 8 tööle, muretsen, et kas väiksemad jõuavad, ei jõua. Ja olgem ausad, keegi ei viitsi kauem olla. Ehk siis, kui sa alustad tööpäeva kell 9, venivad need tunnid kella 4-ni. Praegu juba viimastes tundides kedagi ei ole, siis hakkab seda puudumist vist rohkem olema. Ma arvan, et tundide algusaja muutmine ei tohiks olla mingi probleem, kui seda soovivad nii õpilased kui ka õpetajad. Mis on sinu arvamus õpilasliidu soovist muuta kooli tunnide algusaega? Mulle see meeldib, sest siis saab kauem magada. Aga kas sul ei ole probleem see, et tunnid lõpevad hiljem? On küll. Nüüd viimast korda tagasi emakeelepäeva juurde. Algklassid tähistasid seda päeva piduliku aktusega, kus sai näha värvikaid etteasteid ja kuulata luuletusi meie imelises eesti keeles. 14. märtsil toimus esimestele kuni 3. klassidele emakeelepäeva aktus. Näha sai ettevalmistatud etendusi ja kuulata sai ka palju erinevaid luuletusi. Lõpus autasustati ilusa käekirjaga õpilasi ja tublisi etteütluse kirjutajaid ning anti kõikidele klassidele ka kommikott. Märtsil sündis Eesti luuletaja Kristjan Jaak Peterson. Ta kirjutas luuletusi Eestimaast ja eesti keele ilust. Mina olen uudise. Mis juhtus? Kas vana tuli lahti? Jaa, see tähendab ei. See tähendab jaa. Vana on lahti, aga ei, see pole rahavana. Ma sain rahavana uudise eestlasest telefoni õne. Nad teavad, mis seal vajas on. Kirust kuumast. Mätta puhked. Ilma teadet selle arvutis luges. 3 ööpäev, laus sadu rõtti. Kõlab esimene sõna, teine ja siis 3. Ootab millal 4. Lõpetamas lause, luues lugusid ja laule. Kaunis emakeel. Kaunilt kõlab eesti keel, meie rahva riigikeel. Sõnad, laused, salmiread, täna kõigil hästi peas. Ilus, armas, kaunis, kena, kodumaa ja isa ema. Igal lapsel oma keel, see on tema emakeel. Ise läksid veel jaanirapuika. Ilmari katkine taskuluga. Hello, my name is Mike. I'm from Sweden. Vahetame teemat. 15. märtsil käisid meie koolis noored ajateenijad, et gümnasistidele oma elust ja tegemistest rääkida. Varem või hiljem keegi sellega ju koolilõpetajatest ka kokku puutub. Kõik noormehed olid endised Lähti Ühisgümnaasiumi vilistlased. Reedel 15. märtsil külastasid Lähti Ühisgümnaasiumit endised õpilased Roland Täär, Aivar Juus, Aron Sastok, et jagada oma kogemusi elus Kuperjanovi pataljonis ning Samuel Mikk jagas oma kogemusi Tapal Scouts pataljonis. Suur osa igapäevasest varustusest, mida operatsioonidel kaasas kantakse, oli ka ühes võetud. Õpilastel oli võimalus kõike uurida, seega proovida ja välitoidupakid jagati kuulajatele lahkesti laiali. Kahjuks ei õnnestunud meil intervjuud saada, sest selleks vajasid kaitseväelased eriluba.
Jätkame sarnasel teemal. 25. märtsil toimus 11. kuni 12. klassidele loeng maailma suhetest. Õpilased said teadmisi separatistlikest liikumistest, sõdade ja ka erinevate olukordade kohta NATO alliansis. 25. märtsil toimus rahvusvaheliste suhete ringi loeng 11. ja 12. klassidele, kus käisid Tartu Ülikooli tudengid Tõnn, Richard ja Siim õpilastele rääkimas riikide suhetest, maailmas toimuvatest sõdadest, konfliktidest ja separatismist. Lisaks räägiti ka NATO alliansist, miks on see vajalik ning kuidas NATO töötab. Räägiti ka erinevatest sõjalistest olukordadest, mil NATO peaks sekkuma. Õpilastel oli võimalus ka erinevatel teemadel arutleda omavahel ning esitada tudengitele küsimusi. Kuule Anhela, vaata me käisime liikumisõpetuse tundides Palalinnas jalutamas ja ma märkasin, et miski oli nagu puudu. Tead, nüüd kui sa seda mainid, siis ma vist tean, millest sa räägid. Ma nägin alles hiljuti TikTokis, kuidas tõmmati lähtetorn maha. Sellest on nii kahju. Mulle nii meeldis seal käia. Mulle meeldis seal päikseloojanguid pildistada. Aga vaatame, mida sa meie armsast vaatetornist teada said. Teisipäeval 12. märtsil langetati 2006. aastal püstitatud lähtevaatetorn, mis asub lähtesuusaradade kõrval. Esmakordselt suleti lähtevaatetorn 2019. aastal, kui üritati ära vahetada mõned mädanenud talad. Hetkel on teada, et uue lähtetorni kavand on valminud, kuid me ei tea veel, kuna kõrgub meie uus lähtetorn. Võtame hetke, et mälestada meie kaunist 15 meetri kõrgust torni, mis meil kunagi siin oli. Sel nädalavahetusel on munadepühad. Kas sul on plaanis pühade puhul mune värvida? Muidugi, see on ju Eesti traditsioon. Aga kas sina värvid tavaliselt keemiliste toiduvärvidega või sibulakoortega? See on hea küsimus. Järgmises klipis saame Kristine käest teada, kuidas lihavõtete mune värvida nii sibulakoorte kui ka keemiliste värvidega. Jumalaga vaimses, kuules oli ramp ja reisusihiks oli meile Rotterdam. Tere, kallis Eesti rahvas! Kas te teadsite, et munade värvimine sibulakoortega on olnud vana-Eesti traditsiooniks igal laupäeval enne ülestõusmispühi? No vot, kui ei teadnud, siis nüüd teate. Igatahes, lähme kohe asja juurde. Selleks, et mune sibulakoortega värvida, on sul vaja esmalt riidetükki või marlit, kuhu siis sa munad koos sibulakoortega sisse pistad, et ilusaid mustreid saada. Samuti on siis vaja kas mingit nöörijuppi, et see ilusasti kinnitada, et sibulakoored välja ei tuleks. Siis siin on muidugi sibulakoored, soola, et magedaid mune ei tuleks muidugi. Ning võrdluseks me värvime mune ka keemiliste toiduvärvidega, et näidata just täpselt, kuidas keemiliste toiduvärvidega värvitud munad ei ole isegi võrreldatavad sibulakoortega. Ning jah, hakkame siis pihta, jah? Kas sa oled mune värvinud, Kristoffer? Ei noh, täitsa lõpp. Ma arvasin, et sa ikka oskad mune värvida, considering nagu munad, tegemist on. Kas teie olete varem mune värvinud?
Vau, Kristjan, vaata, need munad keevad. Päriselt või? Ei no mul ma varem munad plahvatanud kusjuures. Ma jäin magama ja siis munad plahvatasid vastu seina. Läksid lakke igale poole laiali. Terve köök oli muna täis. Et me siis esmalt võtame sibulakoori, mis meil on siin ette valmistanud meie kaameramees. Nii et me paneme siia ilusasti peale. Hulgaliselt, et muster ilusam tuleks. Üle pikka aja mune värvin üksinda muidugi. Kas see oli mingi etteheide või? Jah. Nüüd on see õli ka siin laual, nagu te näete, ja sellega siis pärast on hea nüüd, kui munad on ära värvitud ja valmis ilusti, siis on pärast hea need ikka nagu ära õlitada. Jah, et saavutada seda ilusat läikivat tooni. Selleks me peame ikka soola ka lisama, on ju, sest munad ei saa ju ometi magedad olla, sest milleks meile sool siis leiutati? Need, kes ei oska pliiti kasutada, jälgiga hoolega, sa vajutad ennem siia nupule. Ja nüüd sa vaatad, millele sa tahad enda potti panna. Ma ei viitsi oodata, nii ma panen maksimumi peale need. Loodan, et munad ei plahvata, nagu eelmine kord mul tegid. Ja loodame parimat. Kas teadsite, et munade värvimine sibulakoortega on olnud vana-Eesti traditsiooniks igal aastal enne ülestõusmispühi? Ei teadnud, jah? Mina ka mitte. Aga siin me nüüd oleme, proovides teile õpetada, kuidas sibulakoortega mune värvida. Nüüd on siis aeg keemiliste toiduvärvide jaoks. Võtame ühe sinise. Oranž on ka muidugi väga ilus. Võtame selle samuti. Võtame rohelise. Ma loodan, et teie ka, kui lihavõtted tulevad, proovite siis ka sibulakoortega mune värvida, sest vanu traditsioone tuleks ikka meeles pidada ja endale vett peale ajada. Nüüd siis järgmiseks paneme supilussikad ja äädikhapet igasse kaussi. Ja äädikhapet paneme me sellepärast, et värv ikka külge jääks. Miks ma muidu kõike seda tööd tegin, kui mitte, et värv külge jääks. Siin on siis võimalik näha meie värve. Need kaks äärmist näevad suht ühesugused välja praegu. Ei, see on roheline, see on oranž ja see on sinine. Jah, värvipime oled või? No ma korraks arvasin küll, jah. Ei noh, ja nüüd see viimane samm. Viskame munad sisse. Lähme väiksemast suuremani, vaata. Nice. Nüüd siin. Ja nüüd siia. Aga vaadake, kui teie kodus teete, siis ärge kindlasti mune sisse visake. Nüüd on siis see tõe moment saabunud. Võtame need keemiliselt värvitud munad välja. Vau, kas pole mitte vinge? Nüüd on siis kätte jõudnud see lõppvoor. Vaatame, kuidas munad välja tulid. Vau! Would you look at that? Õigemini, vaadake seda lihtsalt. Vau! Ja vot selline on sibulakoortega värvitud muna. Nüüd lisame natukene toiduõliga. Miks toiduõli? Et ikka ilusamaks ja sädelevamaks munad teha, sest kellele ei meeldiks sädelevad asjad. Lähme siis teeme ka mõned raginad või mis? Kallid õpetajad, mina toiduga ei mängi. Hea tisu! Rohkem sool oleks olnud vaja. Suht mage. No kummad munad siis teile ka meeldivad? Kas keemiliste värvidega tehtud või sibulakoortega? Andke teada kommentaarides.
Sellega saigi meie Lügevisiooni saade selleks korraks läbi. Kui koksite mune, siis loodame, et võidate. Nautige suurt reedet ja eelolevat sooja nädalavahetust. Kohtume teiega aprilli lõpus juba uute ja huvitavate teemadega. Tšau!